tere hommikust! Kuna päeval läheb väga palavaks, siis mis te arvate, kas need ehitusmehed siin all hakkasid kella 6 juba kolistama ja kopsima? No ikka hakkasid. Nii, linna peale minek. Tere tulemast Rooma! Itaalia pealinn, Euroopa suuruselt 8. linn, kus elab umbes 2,7 miljonit inimest. Ja see on meie selle reisi esimene sihtpunkt. Hetkel jääb minu selja taha koht nimega Pantheon, mis on tempel mõeldud kõikidele maailma jumalatele. Aga lisaks sellele on siin Roomas veel tohutult palju igasuguseid vaatamisväärsusi, alustades Kolosseumist kuni Vatikanini välja. Nii et lähme vaatame need kõik üle. No aga see ei näe ju üldse midagi sellist välja, nagu me arvasime. Ei näe või? Mis täpsemalt ei näe välja? Nagu näha, siis sellist vaatepilti nagu Gladiatori filmis siin ei ole. See põrand sellisel kujul ei ole säilinud, aga on näha need katakombid ja puurid, mis olid siis selle võitlusareeni all. See oligi see, mida ma näha tahtsin oma silmaga. Väga jõhker rahvamass, mis siin on. Nii, selja taha jääb Trevi purskkaev, mis on naljakas selle poolest, et aastas kuskil 1,5 miljoni euro jagu münte visatakse siia sisse. Tegelikult oli endal ka plaanis seda traditsiooni jätkata ja üks münt sinna sisse visata, aga nagu näha, siis siin on rahvast nii palju ümberringi, et me lihtsalt ei mahu sinna vee äärde, et seda turisti kohustust täita. Nii et nähtud ja liigume edasi. Raha jääb alles. Sama hea nagu pudelivesi, poevesi. Võib-olla isegi parem. Noh, kas lähme liftiga või? Nagu meil öeldi, siis lift on siempre ocupado. Ja meie hotell on 5. korrus, nii et õnneks on noored jalad. Nii, tere hommikust! Vaatame kiire hommikusöögi ja siis läheme vaatame, kas leiame paavsti ülesse.
kell on alles 8:30 hommikul, reede hommik, aga nagu näha, siis linnas väga tihe elu juba käib ja ma arvan, et praegust need inimesed siin enamus on kõik turistid ja liiguvad siis Vatikani poole, täpselt nagu meiegi. No kas nüüd olemegi Vatikanis või? Veel mitte. Ei ole veel ikka või? Siia sisse jääb ikka. No tulime mingite kaarte alt läbi, ma mõtlesin, et see ongi juba piir. Tere tulemast Vatikani! Nii, ja see siin ees peaks olema Vatikani peahoone, paavsti residents. Paremalt 3. aken, ülemine peaks olema see, kus ta käib siis inimesi tervitamas ja lehvitamas neile. Ja see siin vasakul on Püha Peetruse basiilika. Vatikanis käidud. Lähme tagasi Itaaliasse. Või mis arvad? Lähme tagasi Itaaliasse. Nii, kuna eile üks plakatiga aktivist näitas meile, et Rooma on täis, aga Itaalia ei ole, siis lähme vaatame, kas tal on õigus või mitte. Kohe siin meie hotelli lähedal on üks autorendi punkt, kust me siis võtame omale auto ja sõidame edasi Roomast välja. No ütle meile, kuhu me sõidame. Meie lähme San Marinosse. Tanklast väike espresso macchiato sisse ja kihutame edasi. Teine kõik sees ja gaas põhjas. Vaevult veab välja. No nii, oleme San Marinos. Kuidas on esimesed muljed? Väga head, ilmsed vaated, ilm on soe. Hea koht, kus väike jalutuskäik teha. Ja, lähme vaatame, mis vanalinnal pakkuda on. Lähme vaatame. Mulle meeldib see mitmekülgsus siin San Marinos. Kõrvuti on kummipartide pood, relvapoega, kus müüakse igast automaate ja asju. Nii, ja olemegi San Marinos, mis on meie reisi, ütleks, et selline teine peamine sihtpunkt. Ja selle põhjal, mis me näinud oleme, võib küll öelda, et San Marino on nüüdseks kindlasti üks minu lemmikuid riike. Esiteks nende vaadete pärast, aga ka kõik muu, mis siin linnas on. Väga puhtad tänavad, üliilusad, hoolitsetud hooned ja sõbralikud inimesed, et suurepärane koht.
jõudsime siia Rimini lähedale enda järgmisesse hotelli, paariks päevaks võtsime sellise pesa omale. Väga normaalne tuba, aga kõige parem, tule vaata rõdu peale. Et ma arvan, siin on päris hea paar päeva puhata. Kohvi sa jood? Itaalias nimetatakse seda caffè macchiatoks. Rohkem kohvi ja natukene viina. Tunnen ennast kas hiiglane sellist tassist juues. Ongi sellest rannas pikutamisest natukene isu täis saanud, nüüd on aeg siit Aadria mere äärest võtta suund Türreeni mere suunas, ehk siis sõita diagonaalis läbi Itaalia, läbi selle Saapasääre ja õhtuks plaanime jõuda siis Napoli kanti, Pompei ja Amalfi ranniku lähedale. Let's go! Siit mahub läbi või? Jaa, mahub läbi. No, mahub läbi vist küll, jah. Nii, tere taas! Pärast pikka sõidupäeva jõudsime siia Napoli lähedale. Eile tegime väikse tiiru vanalinnas ja nüüd oleme välja puhanud ja valmis Pompei avastamiseks. Me vaatame, mida see kurikuulus Vesuvi vulkaan siis ühe väikse linnaga kunagi tegi. No nii, kus me nüüd oleme? No nii, tere! Olemegi siin arheoloogiliselt Pompeis ja meie tulime siit väravast sisse, mille lähedale jääb amfiteater. See peaks olema siis maailma kõige vanem säilinud amfiteater, isegi vanem kui Colosseum ja hakkame siis vaikselt peale. Maa-ala on suur nagu näha, et päev tuleb pikk. Nii, lähme! Nii, mõned faktid ka siis selle Pompei linna kohta. Tegemist on siis Rooma impeeriumi aegse linnaga. Ta oli väga heal järjel linn, siin elasid rikkad inimesed. Seda on näha ka siin välja kaevatud inimeste kodudest. Ja see oli siis aastal 79 peale Kristust, kui Vesuvi vulkaan kattis kogu selle linna paksu tuha alla. Ja on räägitud, et paari aasta jooksul pärast seda vulkaani purset ei teadnud enam keegi, kus see linn täpselt asus. Aga see on ka üks peamisi põhjuseid, miks me täna teame nii hästi, milline Rooma impeeriumi aegne linn välja nägi. Kõik muud linnad, kaasa arvatud Rooma, seal on olnud palju pommitamisi, sõdu, tulekahjusid
need linnad ei ole säilinud sellisel kujul, nagu nad olid 2000 aastat tagasi. Aga kuna see Pompei linn oli umbes 1700 aastat tuha alla mattunud, enne kui see avastati umbes aastal 1700 peale Kristust, siis see on siin väga hästi säilinud ja seetõttu on see väga huvitav ajalooline koht. Tänava peal jooksis vihmavesi ja solgivesi ja sellepärast on need tänava ääred siin natuke kõrgemad. Ja keset seda jutumärkides jõge olid siis sellised suured kivikamakad, et saaks kuiva jalaga teiselt poole teed. Ja siin on nagu tänapäeva mõistes tänavatoidu turuletid. Seal lõpus, järjekorra lõpus asub bordell. Pidi olema siin linnas üks külastatumaid vaatamisväärsusi. Aga meil nii palju aega pole, et siin järjekorras seista, nii et tuleb edasi kõndida. Nii, põhiasjad on siin Pompeis nähtud. Ütleme nii, et selle paari tunniga, mis me siin olnud oleme, vaikselt see kuumus hakkab oma võtma, nii et on aeg jälle auto poole tagasi liikuda. Konditsioneer sisse lükata ja nautida 21. sajandit. Varemetes Pompei kõrval on tegelikult ka tänapäevane Pompei, mis tekkis umbes aastal 1700, siis kui leiti selle Rooma impeeriumi aegse Pompei varemed ja hakati neid välja kaevama, et siis tekkis siia kõrvale ka selline tänapäevane linn, kus elab umbes 20 000 inimest. Ja igal pool siin Napoli lähedal on erinevad plakatid ja lipud, mis sümboliseerivad Napoli jalgpalliklubi või siis Maradonat. Siin üks näide. Majutus siin Castellammare nimelises linnas Napoli lähedal. Hommikul saame siin hommikusööki ja siis tuba näeb välja selline. Siin Napoli kandis pannakse prügi niimoodi aia külge rippu. Ja ma ei tea, ilmselt siis millalgi öösel või hommikul käiakse prügiautoga neid ära viimas. Aga ütleme nii, et prügihais on tänaval üleval. Ja muidugi tänava ääred on ka tegelikult ikka rämpsu korralikult täis. Et see siin kindlasti ilus ei ole. Nii, täna hommikul ärkasime pisut varem, äratus oli 5:30. Tänase päeva eesmärk oli minna sõitma Amalfi rannikule, mis ongi vaatamisväärsus iseenesest juba. Lihtsalt seal sõita, vaadata neid kauneid vaateid. Aga eile selgus, et kuna seal käib nii palju autosid sõitmas, siis on hajutatud niimoodi, et paarisarvulisel kuupäeval saavad sõita autod, mille numbrimärk on paarisarvuline. Ja siis paaritul kuupäeval need autod, mis on paaritu arvulise autonumbriga. Ja kuna meie auto on paaritu arvuga ja täna on 18. juuni, siis meie seal sõita ei tohi. Aga see reegel on ainult hommikul kella 10 kuni õhtul kella 6. Ehk siis ärkasime 5:30 ja proovime selle sõidu ära teha enne, kui see sanktsioon rakendub. Nii et vaatame, kas jõuame aega.
Amalfi Drive tehtud. Planeeritud oli, et kella 10 peame sealt kuulsa maantee pealt läinud olema. Kell on 9.46, ehk siis jäi natuke isegi aega varusse. Ilm oli selline natukene vihmane, et võib-olla tegime vähem peatusi, kui oleks tahtnud. Aga midagi hullu polnud, et nägime need vaated ära ja tasus sõita. No nii, ongi aeg selle reisiga vaikselt otsad kokku tõmmata. Täna sõidame tagasi Rooma. Vaatame veel võib-olla korra Kolossumi üle, aga siis juba lennuki peale ja tagasi Eestisse. Tšau!